hei hopsti Kentucky lõvid, tänane video ei ole kindlasti kohe Tinder video. Ma väga vabandan, te nõuate korduvalt ja korduvalt, et me Hendriga asuksime seiklustele leidmaks talle tüdruksõpra. Olge mureta, Hendril pole veel tüdruksõpra. Kindlasti me jõuame selle videoni ka, aga selleks on meil natukene raha vaja. Me peame ostma sulle selle, mis on see premium paketi, et me saaksime minna naist ostma. Saaksime minna erinevatesse riikidesse, vaatama, kuidas erinevatesse riikides on. Ja mis Eesti naistel viga siis on? Midagi ei ole viga, aga sa andsid eelmises videos märku, et sul on soov kolida ära siit. Minna leida endale naine Kreekas. Üks hommik siis Liina ütleb, ma tahaks vaadata Kuu-uurijat täna, seal oli mingi niukene väikene jutt. Ilmselt tahtis ta teha siis turu-uuringut. Täna me hakkamegi siis Henriga reageerima sellele, kui palju tõesti siis tütarlapsed teenivad ühel teisel sotsiaalmeedia platvormil, mille nimeks on OnlyFans. Järgneva linateose sisu võib vajada vanemlikku selgitust. Linateose. Vot täpselt. Tänases saates piilume veidi püksi. Ehk me Mina, kui ma lähen selle meestearsti juurde. Tänases saates me piilume veits püksi. Kohe esimesest lausest lihtsalt. hakkame rääkima sellest, kuidas Eesti tüdrukud teenivad suuri summasid oma alasti piltide müügiga internetis. Ometi ei ole kõik siiski nii lilleline, sest Eesti mehed armastavad neid fotosid varastada. Mina näitan, kuidas peab kanni pesema näiteks. Kõige parem kuu, mis mul on. Kanni pesema. Kanni pesema, ta näitab, kuidas peaks kanni pesema. Õpetuslik. Jaa, how to. How to, nice. Ma arvan, et kunagi oli YouTube'is ka sellised videod how to, aga nagu ilmselgelt kui on võimalik nagu saada haridusliku sisu eest veel tasu. Jaa, ei, absoluutselt, aga nagu kas kanni nagu on seal mingi erinevad viise, kuidas pesta või? Ma ka ei tea. Me saame targemaks kohe. Samuti Eesti mehed varastavad. Mina pole midagi varastanud, sina ei ole midagi varastanud. Aga nüüd me oleme Eesti mehed. Kui me räägime nagu newsidest ja OnlyFansist, siis jah, neid ei ole varastanud. Mida sa oled varastanud? Minevikku. Saate teises pooles vaatame, miks nakatus praktiliselt kogu Paju hooldekodu personal ja kõik hoolealused kokku 112 inimest. Ja samuti saame teada, et Valga haigla... Seda me ei vaata. See ei ole OnlyFans. Küsimus sulle, kas sina nagu puhastad oma TikTok algoritmi sellest, et kui niisugused nagu need tulevad, kas sa swipe'id kohe ära neist või sa ikkagi vaatad, kuidas tüdrukud tropivad, mis selle asja nimi on? Mis ma peaks puhastama? No sellepärast nagu kui sa swipe'id kohe ära, siis ta ilmselt nagu ei raaka sulle pähe. Miks sa ei taha? Mina ei pane näiteks Instagramis tüdrukutele laike ka, kui neil on nagu bikiinid seljas. Ei, ma lihtsalt olen seda teinud, olen üritanud seda läbivalt hoida seda teed. Mitte, et ma arvan, et need pildid on ikkagi väga hästi kõik tehtud ja kunstiliselt omal kohal. OnlyFans on veebileht, kus saab raha eest näidata oma pilte, mida siis üle kogu maakera fännid saavad vaadata. Kuigi OnlyFans veebilehel ei pea postitama endast alasti fotosid, siis millegipärast naised üle maailma just taolisi pilte endast seal jagavad, sest just nende piltide eest on mehed nõus välja käima. Kas ma võin mainida seda, et Raja Teele, kes oli tatokatega, et ta tegi minust video kunagi, kus sa ei tea või? Ei. Ma ei tea, kas see oli nagu pool cancel video või ma ei saanud aru sellest. Stsenaarium oli ja mingi minu kohta kunagi ja ma ei saanud mitte midagi sellest aru. On ta see üleval veel või? Oota, mis ta see on? Tuleb välja, et Hensu Gustav, keda me oleme siin kõik televiisoris näinud viimati. Nii lae. Nii, tuleb välja, et Hensu Gustav on alaealine. Et... Ma ei ole. Ma alustasin YouTube'iga, siis ma paar kuud olin alaealine, aga siis ma sain 18, ma olen 23. Mul ei olnud nagu õrna aimugi sellest, et ta tundub nagu täisealine oleks, ma isegi vaatasin, et kena noormees ja värk ja... Hopsti, kena noormees ja värki. Raja Teele. Ta on tegija YouTuber. Ja tal on kõikidel videotel on kommenteerimine on ära keelatud. Disabled on siis puudega. Kas ta teeb nalja või? Ma loodan. Ta teeb nagu kunagi Sky Plussis olid need tõlkelaulud. Et nagu lihtsalt tõlgid nagu nii valesti kui aega võimalik saab nagu... Mu kommentaarid on... Puudega või? Nagu see ta tõlgendas seda seadust valesti. Seda, et kui kommentaar ei ole, et
et siis oled alaealine, vaata, et see võeti maha, aga kui see on alaealiselt videos, ala mu väike õde oli tol ajal ja et siis võeti maha, aga ta ta oli uuriv ajakirjanik. Ja, ei tegelikult oligi, ma ei saanudki aru, mis asi see on, kas ta üritab canceldada või ta lihtsalt uurib. Äkki ta tegi nalja ja ei tulnud välja? No võib-olla, lihtsalt seal pealkirjas oli see seesugust, ta piirab meie sõnavabadust, et nagu mina ei võtnud neid kommentaare maha, vaid YouTube võttis, et ta arvas vist, et mina võtsin. Kui vana sa oled, Sandra? 24. Ja oled sa üldse kunagi elus käinud nii-öelda nagu päris tööl? Vist ei olegi. Suure osa oma elust on Sandra veetnud Instagramis, kus tal on täna 148 000 jälgijat. Aga Kim Kardashian saab ühe postituse eest $1 000 000. Palju sina siis saad? No oleneb küll postitusest ja oleneb sellest koostööpakkumist, aga kuskil 600–700 eurot. Ja mitu sul tuleb selline? Oot. 600–700. Nagu seal OnlyFansis või? Ei, kui ta teeb Instagrami postituse collabina. Aga tal on nii palju follower'e. Pakkumisi kuus siis? No ikka tuleb, aga ma ei võta neid kõiki ka vastu, et... Sandra on ilmselt kõige suurema jälgijaskonnaga. Android, on või? Eestlanna Et tal oligi Android ja ma ei saa enam aru. Aga samas mõtle selline props lihtsalt, et kui tal on nii palju follower'e tulnud, et tal on Android. See on nagu hea töö. Temast rohkem jälgijaid on vaid ralli maailmameistril Ott Tänakul, keda jälgib Instagramis ligi 300 000. Sularaha Toomas. Miks te ka tema alati ära unustate? Miks te Sularaha Toomast nagu... Kes ta on teie jaoks? Ei ole siis siin naaber? Ja kus sa praktikal olid? Abi kui piilig, ma ei tule meelde see. Sandra on noor õnnelik inimene, kes ei ole pidanud nii-öelda tavaliselt tööl mitte kunagi käima. Kuna tal on palju jälgijaid Instagramis, siis maksavadki erinevad firmad talle selle eest, et ta nende tooteid läbi oma Instagrami konto reklaamiks. Sorry, mulle meeldib, kuidas Liina vaatab. Siin kogu video lihtsalt, kuidas sa reageerid siin. Ma nüüd tahti sellest nagu vihjata sellele, et televisioonis on läbivalt kogu aeg üks ja seesama nagu, kuidas me ütleme nüüd, need samad soundi kasutusime. Sest et see on nagu, kui ma viimati vaatasin Kanal 2 ja seal oli see uudiste saade, seal samamoodi iga mingi vaheklip. Sama audio on kogu aeg. Mul ka videod. Meil kõigil tegelikult. See raha teenida internetis ja ei olnud nagu vajadust minna siis tööle. Mida sa siis teed paremini kui teised Eesti tüdrukud? Kuidagi eristada teistest, et minu puhul on see ilmselt see, et ma mootorratastega sõidan. Võib-olla see siis... Ta oli aegluubis sõitis. Aga miks ta mingit laulu peale? Okei. Me siin oleme mullud... Sandra, palun võtta ühendust, ma võib-olla... Sandra, palun võtta ühendust, äkki me ei pea seda Tinderi videot siiski tegema. Ma võin monteerida sulle sinu video. Mul on raha vaja! Kui ma kaamera ees ei saa olla, siis nagu... Ma tahaks olla seal taga see nagu Honey Boo said, vaata kõik need toddlers and tiaras, kus need beauty pageant, vaata lapsed oitsid need emadeid. Naerata, toi, hips. Läheb peale inimestele rohkem. OnlyFans sai Eesti naiste seas populaarseks kuskil aasta aega tagasi ja Sandra teekond selle leheni oli tema enda sõnul iseenesest mõistetav, kuigi naine oli üks esimesi, kes selle veebilehega Eestist üldse ühines. Miks tal vetsupaberid käes? Koroona aeg oli. Ta oli nagu arsti kostüüm ja vetsupaberid. Äkki tal ei olnud nagu neid, mis need on need sidemeid, siis esimesed asjad, mis nägid sidemete moodi välja. Aga mõtle, kui lahe see oleks, kui su perearst helistab sulle, kui sul midagi viga on, siis kui sul on nagu kõhuviirust on nagu... Ja just nii tekkiski Tallinnast pärit Sandral mõte viia ka oma prink tagumik maailmaturule. Et see ongi täiesti süük eraldi sotsiaalmeedia platvorm. Mul lihtsalt, ei nagu, see editing on pristine selles mängus. Kas see videos monteerija siis neid hääli tegema kuskil? Võtsin. Mina panen isiklikult jah, nagu paljastavamaid pilte sinna kanalile. Aga üldjuhul sa võid ükskõik mingit kokandus-contenti jagada, mingit tantsu-contenti, et
mis iganes alal sa tunned, et inimesed tahavad siin. Mina rahvatantsu tegemas seal ja raha teenimas. Miks mitte? Juustusaiu tegemas. Ja rahvatantsu tegemas samal ajal, kui ma juustusaiu teen. Aga sa võid proovida tegelikult iseenesest ju. Nädal aega teen OnlyFansi contenti, aga ei võta kordagi paljaks. Thumbnailil peaks olema paljastav pilt. Okei, see on päris hea võtta. Et minu puhul siis ma tean, et tahetakse näha minust paljastavamat pilte ja siis sinna ma nad postitan. Kuna Sandral oli Instagramis juba üle 100 000 jälgija, siis oli ta lihtne jälgijaid Instagrami kaudu, mis on muide kõigile tasuta, meelitada OnlyFans lehele. Sandra õritas neid Instagramis riietega ja OnlyFansis sai teda näha juba päris paljalt. Härral või neiul on hingamisraskused. Minu kuutasu on $32. Ehk siis igaüks, kes tahab näha minu sisu, peab maksma seda kuutasu siis iga kuu. $32 võtab Sandra sõnul OnlyFans endale 20%. Ehk iga kuutasu pealt peab ta loovutama tervelt $6,4. Ülejäänud umbes $25 jääb talle endale. Elame life'i! Iga päev siis teeb postituse või? Ma olen vist sama story tegu. Ei samas, Summer Vibes on väga õige koha peal. Mina toetan. Tõsi, aga samas mõtle, kui külma üks bikiinidega nagu selle mootorratta või selle rolleriga. Tuul vuhiseb näkku. Ja tuul vuhiseb näkku. Kui alguses tundus mulle see kõik ime lihtne, siis mida rohkem ma Sandraga rääkisin, seda enam ma sain aru, et tegelikult ei ole oma keha müümine ja selle pildistamine iga nurga alt teps mitte lihtne. Ja seda võiks isegi nimetada töö tegemiseks. Võiks isegi nimetada töö tegemiseks. See on alati televisioon, sellepärast ma tulen nüüd siin nagu kaitseks välja. Televisioon alati kuidagi moodi alavääristab, võib-olla see on minu lihtsalt tunne, kuna ma olen ise ka nagu sotsiaalmeedia töötaja, siis alavääristatakse seda, et tundub nagu see võiks, see kaamerasse vaatamine siin ja sellega rääkimine ja selle filmimine ja monteerimine ja publitseerimine võiks olla isegi töö tegemiseks. Ja kui palju on siis inimesi, kes tahavad näha sind üle maailma alasti? No neid on ikka päris palju. No kui palju? Tegelikult on näha, et ta on niisugune shy girl. Aga samas nagu props, et hea töö. Tegelikult see julgus juba nagu minna ja rääkida sellest. Kujutad ette, et sa võtad nagu ise ennast paljaks. Ei. Tavaliselt keegi teine võtab mind. Ma loodan, et see video meeldib teile rohkem kui Tinderi video. Sellepärast soovitan anda märku laigi näol, kui teile tõesti see video meeldib. Oled võtnud 10 000 välja? Jah. Rohkem oled võtnud välja? Jah. Oota, aga maksuamet? Või nagu, kas nemad ka teavad? No nüüd nad teavad ilmselgelt. Ma mõtlengi. Nüüd nad teavad. Ütle siis, palju sa oled võtnud? 20 000. Ütleme nii, et nagu ma saan aru, see huvi, kõige suurem eestlaste huvi on teise rahakotis elamine ja sõbramine vaata ja nagu võrrelda ja... Ta ei pea ütlema, aga miks see võiks nagu celebrate, nagu ütleme siis tähistada seda, et inimestel läheb hästi ja nad midagi teevad enda valdkonnas nii hästi, et ilmselgelt need pole kõik eestlased, kes teda vaatavad, jälgivad. Vaid ta on jõudnud nagu maailmaruumis suuremale areenile siis nii-öelda ja teenib sellest nagu selle julgusega ennast võtta teistes alasti, teenib ta siis suuremat summat, mida nagu, kõik me võime, et see on nii lihtne, aga tee seda siis. Jah, suurim julgus. Tüdrukud teenivad suuri summasid, aga ilmselt just need suured summad ajavad Eesti mehed kadedaks, sest miks muidu on nad hakanud tüdrukute kalleid pilte internetis tasuta jagama, põhjustades selle kõigega naistele lausa majanduslikku kahju. Vaastikud Eesti mehed. Kõik Eesti mehed on. Aga väga hästi minu meelest see tädi räägib väga hästi siin. Tädi. Kuidas ma pöördun? Ma ei tea ta nime. Katri Lust. Andke andeks, ma ei vaata televisiooni. Minu jaoks on samamoodi. Kõik on hästi. Tänaseks on Sandral kõigi tema fotode lekitajate nimed teada. Neid on lausa 7 ning Sandra advokaat Robert Sarv on meestele välja saatnud ka juba rahalised nõuded. Et sa leiad, et... Kui ma teen nägusid, siis see on heli peale, mitte piltide peale. Tegelikult siin on ju väga malbe tütarlaps, kes räägib väga niimoodi rahulikult asjast, et ta jäta üldsegi muljet, et ta võiks olla selline tütarlaps, kes ära tõusnud, siuke possess. Ja sellepärast on vaja nüüd nagu montaažis näidata, et pea kõigil Eesti OnlyFansi tüdrukutel, kes antud murega kokku puutuvad ja jagelevad, on üks advokaat, Robert Sarv.
näiteks minu OnlyFansi vargusega on tal juba kogemus olemas, et siis tal on nagu teiste tüdrukutega lihtsam, kui neil on samal platvormil ja sama mure. Heleri on samuti üks nendest naistest, kes igapäevaselt tööl ei käi. Oota, ta oli Rajateele ja nüüd ta on Heleri. Ja Heleri Tõkke on ta päris nimi, aga ta kutsub Rajateele ja tal on mitu nime. Heal lapsel mitu nime. Tal on Trisha Peitas White. Nii Praha pelgalt erootiliste ja paljastavate piltide müügiga OnlyFansis. On käsnagale tatoka. Ja enamasti ma hoiangi ennast ikkagi niimoodi kinni kaetult, aga OnlyFansis näeb ära, kus mu tatoveeringud on. Kõige viisakam viis, kuidas öelda. OnlyFansis näeb ära, kus mu tatoveeringud on. Nii siis aitab OnlyFans Heleril raske haigusega hakkama saada ja nõnda, et ta ei pea igapäevaselt kuskil tööl käima. Wow. Ka Heleri Nakkan ala ei takas impressiv. no, 2000 eurot, ma saan aru, sa ikkagi teenid kuus vähemalt. On ju? Ma ei taha teie mehi. On ju? Ma eestlaste kolmnurgast nägin, et oli üks mees, kes oli postitanud, et tema jagab minu pilte tasuta. Eestlaste kolmnurk on Facebooki grupp, kus toimetab 77 000 inimest. Issand, kui vahvalt ta räägib kõigile nagu ära, mis on. Ma saan aru, ma saan nüüd aru, kuidas televisioonis tuleb teha kõik puust punaseks. Sest nemad internetis ei käi, kes televisiooni vaatavad. Ma lihtsalt ei ole sust veel üle saanud, vaata. Ma nägin oma klientide nimekirjast ära, ta oli veel ausalt oma mees- ja perekonnanimega liitunud, kuigi saab kasutada võltsnime. Et kirjutasin veel eestlaste kolmnurgas ka, et see ei ole legaalne, autoriõigused on. Ja siis ma sain vastu ka ja nii temalt kui ka teistelt, et ise olin loll, et üles panin. Ja siis see on kõige lollim asi, mida üldse öelda nagu. Sest et sa paned maksustatud müüri taha mingisuguse sisu. Ideeliselt ise olid loll, et panid oma filmi kinno. Ma nüüd lähen ja filmin seda, maksan sellest ja nüüd jagan seda kõigile oma sõpradele. Hästi idiootsus. See on nii lihtne mõtlemine. Ja Robertit ma olen siin telekas igal pool näinud ja siis ma mõtlesin, et peale... Robert on meil nagu staarhagija. Staarhagija. On hagimine selle. Prokurör on süüdistaja, advokaat on kaitsja. Ei, jah. Ta kaitseb, aga tegelikult selles olukorras tema kaitseb teiste inimeste eest. Ta kaitseb, aga ta ka nagu... Mitte ei ründa, aga nagu seda vaata. Ma ei tea Eesti õigust. Järelikult jällegi, kuidas youtuberid ei saa aru, mis ennast nad tegelikult räägivad. Lähme edasi. Advokaat Salve palkamisega on Heleri igati rahul, sest ainsana tüdrukutest, kelle pilte on tasuta jagatud, on täna Heleri oma valurahad juba kätte saanud. Maksiski kahjuraha ära ja? Minu võit ju. Et mitte minna kohtusse. Ja said täpselt selle summa, mis tahtsid või? No mina ütleks, et ma sain rohkem, kui ma lootsin. Aga minu jaoks ei olnudki asi nimega rahas, minu jaoks oli asi see, et näidata, et nii ei tohi teha. Täpselt. Nii ei tohi teha. See on boss-ass bitch käitumine. Avaldas maksis nõutud valuraha ära ja vastutasuks palus ta, et tema nimi ei tuleks antud looga seoses mitte kunagi kuskilt välja. Ta on ikkagi nagu mitu tuhat eurot, mitte 100 eurot. Ei, ma ütlen niimoodi, asi oli väga seda väärt. Mina olen väga. Ta nagu igal pool. Wink, I did, wink, good. Ma ei oska vinkida isegi. Väga õnnelik. Isegi peale Roberti tasus ja kõik. Nii-öelda sai oma trahvi. Vaata kui õnnelik ta on. Sai oma trahvi. Promissi näol. Mis summas ta sai siis? Me otsustasime, et me summadest ei räägi, kuna see kahjuks on toonud kaasa ühiskonnas sellise nii-öelda vastureaktsiooni, kus need summad on läinud minu arvates absurdselt madalaks ja inimesed tegelikult ei saa õiglast kompensatsiooni, et summadest me enam... Kas me lähme siin ühele teisele Robert? Selle ma lõikan meile, sorry! Mina ei segu ennast! Jagatakse ju tasulist sisu, mis iganes on siis kalender, pildi. See kihv siin all. Muusika, mis iganes. Kui autor teeb selle ikkagi nagu teatud raha eest, teatud vaatajatele, oma klientidele. Ta räägib hullult tõsist juttu ja siis peab peale panema mingisuguse nagu... Ei respekteerita Eesti televaatajat. Räägitakse hästi tõsist asja ja näidatakse samal ajal mingisugust muud asja peale ja arvata, et inimestele läheb korda see nii-öelda nagu oluline sisu. Vau, okei. Mina tunnen küll ennast rünnatuna siin praegust. Ma saan aru, jah. Sina, kes sa oled väga suur televisiooni vaataja. Ma olen siin isegi naljatanud juba, et juhul, kui mul tõesti peaks tervis halvemaks minema, ratastooližanr on ka veel eraldi teema. Miks ma ei või siis jätkata? Kus see tuli praegust? Miks? Ta on innovaatiline.
kuid ka Merilin on täna sattunud OnlyFansi läbi varguse ohvriks ja tema alasti pilte on tasuta levitatud. Ühest küljest mul on tegelikult väga hea meel, et ma olen leidnud viisi inimestele, kuidas raha teenida. Ja... Nii palju küsimusi tekib. On ju? Kas ta tõesti arvab, et Eesti tüdrukud ei jälgi sotsiaalmeediat ja ei ole avastanud varem seda enda jooksul? Ma loodan, et äkki see viib ka Eesti 5 rikkama riigi sekka. Nagu poliitik. Ma teen seda oma riigi heaks. For the country. Muua. Põhjamaa. Väga tore. Samas, ehk siis see näitab, et sinu nagu mõte minna sinna rahvatantsu tegema ei ole üldse halb mõte. Sa teed seda riigi heaks. Ma teen seda riigi heaks. Ka teisest küljest ma natuke tunnen ka vastutust, sest et ma ei taha kedagi panna sundima sinna seksuaalse sisu loomisele. Muide Eesti tüdrukud müüvad oma OnlyFans kontode kaudu ka pornot. Aga jah, minnakse nagu ka seda teed pidi, et ma loodan, et see kuidagi ei mõjuta neid ennast pärast, kui nad teevad natuke liiga palju. Swipe up to my OnlyFans. Kas see on nagu selle tütarlapse mingisugune nagu promost, et ta on nagu igalt natukese aja tagant on nagu swipe up to my OnlyFans? Minu eesmärk on see, et kui sa tuled sinna kontole, siis sul lõug vajub. See ongi sinu põhitöö siis, jah? Instagram on ka kusjuures, aga ma arvan, põhisissetulek on ikkagi OnlyFans praegu, jah. Elad sa ära selle rahaga? Jaa, muidugi. Merilini sõnum. See lõigati välja, jaa, muidugi nagu very nice, a match. Nagu ei tahaks fleksida, aga nagu... Yes. Te teete, kui YouTuberid samamoodi oleks mingi, yes, ma elan ära selle ka. Ei kujuta. Või niisama chatib seal või näiteks... See eest saab ka raha küsida siis või? Noh, tipp ja... Trishik on, sellest saab ka siis raha küsida või? Kõigest saab. Merilini sõnul vajavad sellist chatti kaunite naistega paljud maailma mehed. On abielus mehi ka, on suhtes mehi. Panna nüüd ennast perspektiivi. Sa oled mees, kes teeb seal sellist asja. Tuleb sinu juurde abielu naine. Tahab sinuga seal suhelda, näha sinu... Tema on abielus. Jah, tütarlaps on abielus, tahab sinuga suhelda. Kuidas sa ennast tunneksid? Kuidas ma ennast tunneksin? Jah, et abielu naine tahab sinu tähelepanu just saada. Nagu mis piirini? Nagu sa võtad nagu särgi seljast ära ja ta käib sinu pilte vaatamas, kus sul on võib-olla nagu pepukräkki näha ja... Okei, no võmpa! Ma ei tea, ma ei suuda mõelda juba selleni, et ma nagu alasti teeksin neid asju sinna. Aga okei. Aga see on nagu sama asja küsimine, et nagu kas sa flirdiksid või ajaksid mingid teemad nagu kaugemale suhtes inimesega. Jah, see ongi see küsimus. Mina ei suudaks seda. Aga kui ta küsib nagu, et hei, mingi nippe, et kuidas nagu võib-olla enda suhtes mingeid asju teha või... No jah, selles... Kui ta tuleb sinna nagu saidile ja nippu otsima, et sul on alasti pildid seal ja siis jaa. Jaa. Ma ei tea. Oh my god. Jah, ma arvan, et psühholoogias ma olen hea. Ma ei ole seda õppinud, aga nagu koolis õppinud, aga ma olen ise õppinud palju. Ma ei ole kunagi tahtnud sellise töö... Elu. Palju sa teenid siis kuus? Mis sul kõige rohkem on, mis sa oled teeninud? Kõige rohkem ühes kuus. Ma ütlen, et suvekuud on mul tavaliselt kõige paremad ja jõulukuud. Jõulud on andmise aeg, vaata. Üks kõige parem kuu, mis mul on olnud, on 22 000 eurot. Martin. Koota, kuidas... Martin. Noh, mida me ootame? Jõulude ajal oleks võid 22 tonni panna taskusse terve aasta ära elada, on ju? Magasime jõulud maha, jah. Suvekuud on tulemas. Varsti on üles tõusus pühatõu. Et loodame, et varsti on võimalik raporteerida positiivseid tulemusi. Ehk siis need, kes olid oma nimega kliendid, kes levitasid, on teil käes, aga kes olid seal sala... Ikka nii õnnelik mees. Aga samas... Ei. Ja raha teil tüdrukutel on, et neid inimesi ka nagu hageda ja möllata nendega? Jaa, absoluutselt. Ma ei seisa ainult enda eest, vaid ma seisan ka teiste tüdrukute eest, kuna ma jälle ütlen, et ma olen vastutav ka natukene selle eest, et ma olen
kõigile seda OnlyFansi levitanud, on ju. Kas ta on see nagu tüdruk, kes, kui sa läksid esitama siis nii-öelda nagu koolis seda grupitööd ja siis mina tegin selle? Mina olen trendsetter. Samas nagu, kui tal lihtsam nii olla, et arvab, et tema oli see vend, et see nagu laseb tal magada, siis nagu, et ta on midagi saunud. Kui hoian teisi naisi, selles mõttes küll, et nagu ma ei lase nendega halvasti ümber käituda. Kas sina hoiad ka teisi naisi? Aga mille poolest see OnlyFansi sisu siis erineb näiteks muusikast, arvutiprogrammist, filmidest? Ega ta ei erinegi põhimõtteliselt mitte millegi poolest. Et lihtsalt inimesed hakkavad seda nüüd pärast kõiki, ma usun neid... Tiina, OnlyFans ei erine mitte kuidagi moodi muusikast, arvutiprogrammidest, mängudest. Ideeliselt oled sa samamoodi. Sisu nagu loote... Ja valentinipäeval loodsin mina enda OnlyFansi. Kuuled siin esimesena. Sinu uus mees Ron Nõmm ei ole kade, et sa seal... Ron Nõmm pani just ju sellega. Anu Saagimiga tatti. Mees jõuab palju. Uus ajast. OnlyFansis oled? Ei. Jaanuari alguses kostitati rahvast nimelt vürtsika uudisega, kuidas tuntud hurmur Ron Nõmm, Brigitte Susanne Hundi eksmees on nüüd koos just nimelt ime... See oleks nagu kõige hullem, kui sind hakatakse kutsuma nagu kukk. Sa oled selle eks. Sa oled selle eks, mitte tema ei ole sinu eks. Jah. Samamoodi, tegelikult läks väga hästi meil selle eurolaulikul. Et Ukut ei öelda, et ta paljas porgandi eks. Jah. OnlyFans on just kui tänapäevane prostitutsioon, kus sa müüd raha eest oma alasti pilte ja saad raha isegi see... See härrasmees enne ütles, et ei ole, see on samamoodi nagu muusika ja programmi, arvutiprogrammid. Mis asja sa ajad, lähed hullult vastu, nüüd just tegime selgeks, ei ole ju. Võt sedasi siis. Vau! Sain nii palju targemaks. Ma Instagramis scrollisin, et Sky oli teinud artikli ka. Tippturundaja selgitab, kas Merlin Nau $22,000 kuupalk OnlyFansis ka päriselt tõsi on. Igal juhul, mis ta siin nagu ütleb, toob välja selle, et kuidas 20% tulust võtab ära, siis OnlyFans peaks tal olema 1400 jälget. Kui ta on üle maailma ka, see ei ole ainult eestlased ju. Ilmselt ostis selle ära ja läks vaatama, kui palju laike seal on. Et kui on paarkümmend laiki nende pildi all, siis ongi küsimus, kas tõesti nagu see engagement rate on tal nii madal. Aga me leiame sellest väga kindlasti lahenduse, kui me läheme vaatame tema engagement rate. Kas sa lähed OnlyFansi nüüd? Engagement rate on 2,71%. Okei. Kui mina saaks niukest klotsi, ma võtaks sealt, paneks sealt tükkaga kõrvale, aitaks oma vanematel kodulaenud ära maksta ja miks mitte niimoodi tulla oma pärisorjusest välja, nagu me siin talumehed Eestis oleme. Võtavad seal Ameerikast välismaa meestelt raha ära ja toovad selle, nad on modernsed Robin Hoodid, meie Eesti naised. Sellega me lõpetamegi. Tõesti, kui te pole Henrit kuskil jälginud, infonupul jõuate tema kanalile. Instagram on all descriptionis olemas. Mul on ka kommentaarid lahti, nii et... Mul ei ole. Saate Henri, kõik, mis te olete tahtnud Henrile öelda, kommentaaridesse kirjutada. Ja loomulikult, kui sulle tõesti ei meeldinud see video, jõudsid nii kaugele, paned thumbs down, kui meeldis, siis thumbs up. Ja näeme teiega juba järgmises videos. Bye, bitch! Get out the way. Ooh, ah.